tere! Kes tuli? Ma ei hakkangi nõudma. Vaata, kus nüüd ära läheb. Me saime ühe luuletuse ka siin. Oo, kui äge. Ütle ka, kes tõi selle? Shirley. Shirley käis siin siis. Üks auto veel, tostis ühe auto veel juurde. Teil on 2 autot. On ostis või? Jaa, selle sama müüs maha, mis neil oli ja siis ostis 2 asemele. Tahad või? See hall müüs maha. Ta just ostis. Nojah, neil oli 2 autot vaja. Peteri, teed ära. Kust te nii palju kommi saite? Raamatukogu käest niimoodi, et... Raamatukogu käest. Mis sina klõmpsutad siin? Kukkus minu voodisse. Väike nirk. Me ei saa tööd teha niisama, jah? Sa pead ikka kõrval olema, jah? See on alati nii. Mina tahan tööd teha, aga ei saa. Küll sa oled armastuslik. Kõik või? Ma just ütlesin talle, et ära hüppa kommiga. Nüüd ta sai ruttu kommi ära, et ta saaks siis hüpata. Jah? Söö suuga tühjaks, siis hüppa edasi. Pulgakommiga on ohtlik, on ju? Mis võib juhtuda, kui pulgakommiga hüppad? Kukud kõhuli ja näoga vastu maad, siis sul pulgakommi pulk läheb kurku muidu. Mul ei olegi valus siin. Uul ei ole enam valus või? On ära paranenud, jah? Oi, sul läks siis hästi, nii ruttu paranes ära. Jaa. Pean nüüd jooda. Mida sa saad teha? Jooda saan. Jooda? Mida? Joosta või? Mis sa räägid? Ja ma sain jooda, mul ei ole enam valus. A juua või? Jooda. Okei. Mis juhtus? Mis sa teed siin? Kerget süüa, kõige lihtsam söök maailmas. Jah. Oli juba keedetud kartul ja Norra lahtis sordelli. Tassin sordelli. Jah, kõht on nii tühi, ma tahaks juba süüa. Mina sain täna 3 sessi töödeldud ja 1 on veel jäänud. Ma olen sellist turbot teinud, et varsti saan puhkama ära ja nüüd mul ei ole ühtegi pildistamist enam, sest laupäeval olid viimased pildistamised ja siis ma saan rohkem filmida ka. Ainult, et siis on see, et pole midagi teha. Istume kodus muud, kui lapsed lasteaias ja meie puhkame. Aga vast midagi ikka leiab filmida. Homme lähme Luunaga ortodondi juurde. On nii või? Kas sa näitad korra enda hambaid, miks me lähme ortodondi juurde? Ei taha või? Ei, sa ei pea seda muretsema. Tal on natukene kõverad need eest. Enam tegelikult isegi nii hull ei ole. Vahe on lihtsalt suur sees. Need siin. Küljeomad on kõverad või? Jaa, need. Okei. Üks see on niimoodi, et nagu viltu niimoodi. Okei. Ühesõnaga, nad on viltu. Nad ei ole ikka täitsa sirged ja see vahe on ka suur sees. Panin eelmine aasta aega tagasi panin ortodondi järjekordada. Ja nüüd siis kirjutati või helistati, et mingi koht vabanes ja homme saaksite kohe tulla. Ma olin mingi, davai, tuleme. Panin Luuna puuduma ja lähme. Kuigi tegelikult oleks võib-olla võinud nii teha, et ma esimestesse tunnidesse ikka Luuna läheb. Aga ma ei osanud seal niimoodi panna puuduma, et üksikud tunnid läheb ja teised mitte. Õnneks esimesed ka siis pole nii hull, et saab ikka hakkama ka. Luuna on nagu õpib ruttu järgi ka. Homme siis lähme sinna, et siis mul on jälle midagigi filmida. Ja siis ma pean ühe sessi veel ära töötlema. Ma oleks väikest ka leia. Ma arvan küll, jah. Sa käid loostoojast juba. Vaskene. Ühesõnaga jah, et siis mul saab varsti töödeldud. Siis mul jääb ainult vlogmas. Jälle taustal netokarjupeta tuli kaka. Kas siis ta tahab pissile minna või ta tahab kaka iga kord, kui ma vlogin. Mina pole väga filmida tahtnud viimase päevad, sest mul ripsmed kõik ära tulnud ja
tunnen ennast kehvasti niimoodi, aga praegu vaatan ei ole kõige hullem isegi. Vahepeal oli kuidagi, nad võtsid ka veel valesti süü, nagu see ots. See tuli täiesti kiilakas tühi. Aga nüüd ma homme lähen ripsmetesse, siis ma saan jälle ilusad ripsmed tagasi. Aga ma olen homme õhtul alles. Peangi nii tegema, et ma käin kell 11 käime ortodondi juures ära, siis tulen töötan ühe sessi ära ja siis õhtul kell 5 lähen siis ripsmetesse. Mis sa teed? Sa filmid või? Tere! Just vaatasime lastega ja Toniga all videosid, kus olid meie esimesed jõulud, nagu kui ma filmisin, 2016 aasta siis. Et nagu nüüd uuel aastal saabki mul 10 aastat vlogimisest, kujutate ette või? Kevadel saab 10 aastat, ma mäletan maikuu veel oli, kui me Toniga tegime esimese vlogi, ma otsin oma esimese kaamera, mis maksis 500 €, ma võtsin järelmaksu peale selle, ma mäletan. Kuule, mu palk oli mingi 300–400 € üldse nagu kuus, täiskohaga käisin tööl tollel ajal 10 aastat tagasi siis. Et nagu 500 € kaamera võtta, see oli nagu ikka suur asi ja ma ikka päris pikalt mõtlesin, kas üldse võtta. Ja siis ostsin ta ära ja ma praegu tunnen, et see on vist üks parimaid otsuseid mu elus, mis ma nagu üldse teinud olen, ongi ostnud see kaamera ja hakanud vlogima, sest et see on toonud mu ellu nii palju võimalusi. Nagu tõesti nagu mega palju võimalusi. Ma arvan, et kui ma ei oleks vlogimisega alustanud, ei oleks mul Instagramis sisu, koostöid ja siis ei oleks mul ka tegelikult fotograafiat, sest tänu sellele, et ma üldse tegelesin koostöödega, oli mul vaja teha paremat sisu, paremaid pilte ja siis oli mul ka jälgijaid, kes ütlesid mulle pidevalt, et Laura, miks sa ei pildista, miks sa ei tegele fotograafiaga, et kas sa meid tuleksid pildistama ja kõike seda ja siis ühel hetkel ma võtsin selle kätte ja hakkasingi tegema, et see on nagu, kui ma ei oleks sellega alustanud, ma mäletan, et mul pere oli selline, kes ütles, et noh, ma ei mäleta, kuidas nad ütlesid, aga nad ei olnud nagu väga vaimustuses sellest, et ma niimoodi filmin ja näitan oma elu ja üleüldse, et no, kuidas ma saan üldse kaamera ees olla ja kõigile ennast näidata ja niimoodi, et ega väga paljud ei olnud selle poolt, et ma mingi sellise asjaga tegelen, aga näed, kuhu see mind nüüd praegu toonud on, et ma isegi ei kujutaks ette oma elu praegu, Toni, kui ma ei oleks alustanud vlogimisega ja üldse selle kõige sisuloomega tegelema hakanud, et siis tegeleks mingi teise asjaga, aga ei tea, mis no ilmselt ma käiks kuskil Prismas ikka tööl edasi siis. Ma arvan küll, sest muud ma ei oska. Ma olen nagu nii rumal selles suhtes. Mul selles suhtes haridust ei ole ja ma olen ikkagi üldiselt nagu suht rumal asjades. Ma ütlen, et ma nagu seltskonnas ka ei oska väga kaasa rääkida asjades, sest ma lihtsalt ei tea väga midagi. Aga need hakkama saan kuidagi oma eluga ja ma olen mitu korda selle peale mõelnud. Võib-olla see ongi see, et nüüd hakkab 10 aastat täis saama, siis hakkad kuidagi tagasi mõtlema oma elule ja sellele, mis otsuseid üldse teinud oled. Ja siis nagu mõtledki võib-olla selle peale rohkem. Aga ma mingi aeg peaks teiega jagama mingeid klippe sellest, kuidas me üldse alguse saime Toniga. Et kust see kõik algas üldse. Et ma tean, et kõige esimene video, mis ma tegin ja üles postitasin, oli vist see, kui me käisime Toniga Saaremaal, siis ma telefoniga vist filmisin ja me sõitsime ratastega seal ja hüppasime nende heinapallide peal ja nagu, noh, ma ei teinud rääkimisvideot, aga ma tegingi siukse montaaži nii-öelda, panin muusika taha ja siis jätsin need klipid. Ja see on ka nagu praegu seda tagantjärgi vaadata on nagu midagi nii armas, need esimesed aastad, kui me käisime Toniga kahekesi Saaremaal, et nagu ma vaatan, kas ma leian, äkki ma saan selle vähemalt siia panna, selle klipi teile. Ma vist tervet videot ei saa, sest et seal on see muusika, ma võib-olla pean teise panema siis, sest et copyright värk on, et siis tollel ajal ma ei teeninud YouTube'iga, et praegu ma nagu teenin. Et siis ma võisin panna ükskõik mis muusika sinna taustaks, et siis oli nagu suva. Aga praegu ma enam ei saa. Ma pean ikkagi jälgima, mis muusika mul taustaks käib. Aga jah, see on täitsa huvitav, et sellest hakkab 10 aastat täis saama, kui ma alustasin. Ja mul on olnud selle teekonna peal nii palju jamasid. Esiteks, esimese konto ma pidin jätma seisma, tegema teise konto juurde, sest et esimese kontoga ma ei saanud teenida.
ma allkirjastasin kuskil mingi lepingu ja siis see võttis nagu vahelt ära nii suure summa, et ma ise ei teeninud mitte midagi. Siis ma tegin teise konto, et saaks teenima hakata YouTube'iga. Ja teise konto kaaperdati mul siis ära, kui mul oli üle 7000 jälgija. Esimese konto peal oli mul 4000. Ma tegin uue, nullist alustasin. Siis ma sain 7000 kokku. Kaaperdati ära, ma ei tea, kes seda kontot tahtis, minu mõttetu sisulooja kontot on ju. Aga igastahes see võeti mul ära, hakati mingi korvpallivideosid, otseülekandeid sinna laadima ja mina jäin oma kontost täiesti ilma, ma ei saanud sinna enam sisse. See oli, ma isegi ei mäleta mitu aastat tagasi, aga see oli pikka aega tagasi. Ja siis ma tegin nüüd kolmanda, selle praeguse konto. Ja nüüd mul on siin alles 7000 jälle täis, et nagu selle 10 aastaga tegelikult ma mõtlen, kui palju mul oleks võinud olla jälgijat ja kui palju mul... 46, sealt näitab 50 või 40, nii et ma ei jõua ära. Oleks saanud sisu toota veel ja ma mõtlen praegu, et kui palju mul oleks võinud selle 10 aastaga neid jälgijaid lõpuks siis koguneda, kui see konto oleks kogu aeg üks ja sama olnud, et see on jah. See on kurb, et need kontod on raisku läinud, aga võib-olla nii pidigi minema. Iga asi on millegi jaoks tähtis, iga asi juhtub millegi tõttu ja lõppkokkuvõttes siis lõpuks mõistad, et äkki sellepärast see juhtuski. Suur Pepu, vaata konnake. Vaata meie väike konnake, konnapojake, jee! Laura on konnapojake, jee! Ma ei tea, miks see juhtus, aga näed, ju siis oli millegi jaoks see vajalik, et need kontod mul kadusid vahepeal ära. Aga ma pidin siia lõppu mingisuguse jutu rääkima sellepärast, et mul ei olnud täna midagi filmitud. Aga nüüd ma sain selle hingelt ära siis jutustades, et mis mind praegu minu mõtetes on olnud viimasel ajal seoses siis vlogidega. Aga näeme siis juba jälle homme. Tšau!